Tere! Mina olen Kellu ja täna on mul ka saatejuht. Tema nimi on Hiir. Ta on selline veteran hiir, et ta käib muidu hästi palju rändamas. Tal on papud ka mustad, aga täna ta istub siin paigal ja ta ütles, et ta ei lähe kuhugi, et kuna praegu on see koroona aeg on ju, kõik peavad kodus olema, et siis ta on ka kodus. Et muidu ta läheks heinamaale vaatama tüdrukuid, aga praegu ta ei lähe neile viirust viima. Ta on muidu terve hiir, aga ta lihtsalt mõtles, et ta on kodus. Ta ei ütle täna midagi. Talle ei meeldi meediavärk ja kaamerad ja asjad ja ta ütles, et ta lihtsalt on siin. Et ta on niisugune vaikne hiir, ta ei hakka midagi ütlema. Vot, aga peale selle on täna üks niisugune huvitav asi. Niisugune burger. Ja hiir mõtles, et seda ta võib rahvale näidata küll, et see on nii väike. Talle on see suur on ju, aga ta pidas seda tähtsaks ja sellepärast ta nüüd siin on. Et see burger on pärit Olerexi tanklast ja mina tegelikult nägin seda esimesena, siis ma näitasin Hiirele ka, aga nii kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin, et mis asja, et selline nagu burger, et see on nüüd vist ilmselt lastele või nagu väga burgeri sõpradele inimestele söömiseks ja on niisugune nagu kummikomm. Ja siis täna teeme lahti, vaatame, mis asi see on, kas kõlbab süüa või ei kõlba ja mis sellest üldse arvata. No okei, me teeme selle hiirega koos nüüd siin lahti, istun natukene sinna poole. Ja tada, tulebki lahti. Täitsa ehtne nagu isegi nende mingite saiakese jälgedega burger on siin ja siin on lehtsalat on ja juust, liha ja siis teine saia osa on ja niisugune lõhnab nagu pesuehtne kummikomm, tõmbaks keelega üle niisugune mõnus. Nagu läheks kinno vaata, ostaks neid kummikomme ja siis sööks seal. No, aga siis lööme hambad sisse, vaatame, mis saab sellest asjast. Hiir ütles, et ta endiselt ei ütle midagi, aga et ta on nõus selle burgeriga poseerima. Et näidata, et staari elu pole mingi meelakkumine, et tuleb kummiburgereid süüa, et siis ta saab tüdrukutele heinamaal uudiseid saata. Aga mina lubasin, et ma tema eest maitsen seda burgerit. Ja ma katsun seda siit nüüd kätte saada. See on isegi, peab ütlema, et see on lehe moodi. See juust siin on, see pole midagi ja siin on liha need nagu mustrid on peal. Okei, nagu kord ja kohus, siis ma proovin seda siis niimoodi siin hammustada. Pehme, vaata mis saab. See ei tule mitte kuhugi. Ühesõnaga, pean seda sööma siis vist niimoodi. Aga natuke sedasi. Ja siis natuke niimoodi. Peab ütlema, et on täitsa kummikarukeste maitse. Kõik on ühte moodi. Natuke hapukad, natuke magusad, sellised. Need nagu, see kollane ja siis see oranž, need on no pehmed, natuke vahusemad. Ja siis see roheline salat ja siis see liha, punane, on sellised kangemad. Muidu on maitsad hästi. Ongi siuksed. Issand, kui rasvased mu näpud on. Niisugused nagu kummikommid või? Nagu sellised. Muidugi nagu, et midagi nagu väga erilist ei ole. Täiesti tavalised kummikommid. mis igalt poolt poest nagu saada on ja seda läbi ammustada nagu korraga on siin väga raske. Aga
me hiirega enne vaatasime, et mis seal sees on. Ja siis tahaksime kõikidele laste vanematele anda nõu, et ärme seda nagu kommi neile osta. Seepärast, et see ei ole täpselt mitte hea, mis seal sees on. Hiir tuli nüüd sülle mulle, siis teie näete paremini. Ja lugu on siis nüüd sükene, et kõigepealt me vaatasime, et siin on karmiin punane värv sees. Ja siis siin on aastast 2013, see on päris vana juba üks artikkel. Aga ega see karmiini elu ei ole paremaks läinud. Ja siit pildi pealt näiteks Activia ja Danone või Dannon, igasugused sükesed ilusad, väga ägedad jogurtid, mida me siin kõik oleme harjunud sööma, on ju. Nemad said mööda päidejalgu, sellepärast, et nendel värv on sükene roosakas ja kõik arvasid, et see tuleb marjadest. Tegelikult ei tule, see tuleb karmiinist ja seda tehakse putukatest. Ja karmiiniga värvitakse vaipasid ja igasuguseid asju, aga et see ei ole enam kasulik. Nii, et karmiin võib tekitada astmat ja kutsuda esile eluohtlikke reaktsioone. Nii et see ei ole sugugi nagu hea variant. Ja siis räägib siit ka toidutare, et eluohtlikud allergilised reaktsioonid ja astma on keerulised asjad, mis sellega võib kaasneda. Ja siis näidatakse, et kus seda siin toodetakse või kasutatakse, et karustusjoogid, supid, saiakesed, nii et vaadake ette. Nii. Ja siis on niisugune aine nagu E133. Kus ta kadus? Igastahes see on briljantsinine värv, mis siin sees on. Ja näed, siin on ta kirjas briljantsinine, aga ta põhjustab selliseid nagu reaktsioone nagu nõgesed lööved, allergilised nohud, astma läheb hullemaks, on ju kõhuvalud, nägemishäired, liigesevalud, et tekitab lastel suurt, väga suurt aktiivsust ja käitumishäireid. Ja ma vaatasin ka, et mitmeski Euroopa riigis ja Skandinaavia riigis on see juba keelatud, nii et ei sobi briljantsinine üldse siia. Siis ma vaatasin, et karnaubavaha otseselt ta nagu midagi nagu ei tee, ma olen aru saanud, et see käib organismist niimoodi läbi, ülevad sisse alt välja, aga milleks teda siis nagu süüa. Ja siis karnaubavaha on selle jaoks, et tekiks vett hülgav kiht, on ju, et põrandate vahatamiseks on ta nagu väga hea ja siis rõivastele pannakse see kiht peale, et nad nagu varjaks ei läheks kohe, eks ju. ja siin sees on, näed, nüüd ongi juttu sellest briljantsinisest, et seda kasutatakse siis värvuse kao jaoks, et valgus ja temperatuur ja õhk ei mõjuks nagu selle toidule. Ma saan aru, see peab nagu püsima sellisena kuni selle hetkeni, kuni ma seda hakkan sööma, on just muidu nagu ei ole kasu sellest, eks. Nii, ja siis siin on rida igasuguseid aineid, mis on kõik nagu peetakse kahtlaseks, seda ütleb siis Maaleht ja briljantsinine on ka siin sees. Nii, ja siis briljantsinise juurde tagasi tulles on ka välismaises kirjanduses leida, et ta tekitab allergilisi reaktsioone. Siin on nagu kirjas ka, et Austria, Rootsi, Šveits, Prantsusmaa, Saksamaa ja Norra on selle asja ära keelanud, need tublid inimesed. Nii, ja siin on siin veel igasuguseid asju, mis ei ole head, on ju briljantsinine jälle siin on ju. Nii et siuke lugu. Nii et siin neid rida siukseid nagu asju on ja siin ei ole üldse mõtet mõelda, palju siit nagu kaloreid ja asju tuleb, seda paki peal ei olegi kirjas üldse, vaid pigemini ongi, et glükoosisiirup, suhkur, želatiin, happesuse regulaator, sidrunihappe, piimhappe, paksendaja, pektiin, lõhna ja maitseaine, toiduvärv, karmiin, kurkumiin, briljantsinine, palmiõli, no sellest ma ei hakka üldse rääkima, sest ma olen nii palju rääkinud, et palmiõli peetakse kõige vähki tekitavamaks taimseks õliks tänapäeval. Ja siis on veel mesilasvaha või see meevaha, see on kollane valge ja karnaubavaha, need õuduste õudus. Ja selle peale Hiir ütles ka, et ta nagu tal ei ole üldse kommentaare selle peale.
et see on nagu lahe süüa ja vahva proovida ja siuke kummikommi maitsega ja äge, aga lastel ei ole mõtet, ise ei ole ka mõtet osta. Nii et see hind oli vist mingi €10 või midagi sellist Olerexis. Aga et sa siis tead, et kui nagu siukest asja näed, siis eks ta mingil hetkel läheb ikka pahaks, aga ma ei tea, lastele vanasti Barbinukkudel olid igasugused mänguasjad, et võib-olla siis nagu mingi kiirtoidusessiooni Barbidega teha, aga mitte nagu ise süüa. Siuke värk. Aga meie hiirega ütleme tšau-tšau ja otsime jälle mingid toredad äged maitsed ja kui ilm läheb paremaks ja viirus läheb ära, siis hiir saab jälle rändama minna ja võib-olla teda ei ole nii palju eetris enam rohkem, ta ütles, et talle väga ei meeldi eeter, aga kes teab, võib-olla näeme jälle. Tšau!